sinul ja tunnil ja taeval midagi ühist on veel. Koos mulle veel ütlema. Külalised, lugupeetud Kuusalu vallavanem Terje Kranvelt ja lugupeetud Viimsi vallavanem Illar Lemetti. Meie piduliku sündmuse alguses on loomulikult sõna tervituseks teil. Palume, daamidel on eesõigus. Hea Prangli rahvas, austatud vallavanem, toome teile siiraimad ja soojemad tervitused naabrite juurest Kuusalust. Täna hommikul jõudis see imeline peotuli Kuusalu valda Tammispea külla. Teda võttis vastu väärikas Tallinna kammerkoor, esitades meie vallast pärit helilooja Veljo Tormise rauaneedmist. Lisaks on seda tõrvikut käes hoidnud Kuusalu valla laulupeolised, tantsupeolised, rahvapillipeolised ja sidunud selle tulega oma parimad südamlikud soovid eelkõige teile, hea Prangli rahvas, aga ka kõigile teistele peolistele üle Eesti. Nii nagu see praegune kaunis päev, soovin, et alanud pidu kulgeks täpselt samuti. Hoidkem au sees meie laulu tantsupeo traditsiooni, hoidkem au sees meie Eesti rahvakultuuri. Elagu ja õitsegu Eesti rahvas, Eesti rahvakultuur, elagu meie laulu ja tantsupeo traditsioon. Hea Prangli rahvas ja külalised, laulu- ja tantsupidu on kahtlemata selle suve suur sündmus ja tore, et Viimsi vald ja Prangli saar sealhulgas sellest samuti osa saavad. Viimsi vald on saarterikas vald, nii et tulemine ja toomine Prangli saarele on igati asjakohane. Kes on soovinud, on enne kui laulu- ja tantsupidu on alanud tegelikult juba sellest, mida meie lauljad ja tantsijad ja pillimehed on pikki aastaid harjutanud osa saada, sest mõned nädalad tagasi Poolsaarel toimus 3 suurt üritust, kus said esineda lauljad, tantsijad ja pillimängijad. Need 600 inimest, kes Viimsi vallast lähevad laulu- ja tantsupeole esinema, on meile juba peaproovi teinud, aga loomulikult suur pidu seisab sel nädalal ees ja loodame siis, et ka Prangli saarelt on sinna palju tulejaid, nii osavõtjaid kui pealtvaatajaid. Aitäh Kuusalu rahvale tuletoomise eest ja meie omakorda viime siis selle edasi mandrile, Harku valda.
kalasid olete parem? Ainult saarel. Ainult siin saare peal on. Daamid, härrad, preilid, prouad, tere! August Luusmann, Aksi saarelt. Lubage ma kirjeldan teile, milline oli üldkultuuriline olukord minu eluajal meie väikesaartel. Vaata, Aksi saarel oli meil vähe inimesi, aga väike laulukoor oli olemas. Ei või nuriseda, et kirjandust ei oleks loetud, viina meil ei joodud. Suur-Prangli saarel joodi palju viina. Aga 1909. aastal asutasime mina, Felbach ja Kromm Pranglil hariduse seltsi. Selts asutas raamatukogu ning pani iga aasta ühe eeskujuliku pidu toime. Ja tegutses laulukoor ning meie võtsime osa ka 1910. aastal laulupeost. Jaa, ja see 1910. aasta laulupidu, see oli üks eriline laulupidu, sest esimest korda oli kogu kava Eesti heliloojate loomingust. Ja me laulsime, õppisime ära isegi selle õudsa, raske Tobias Noored sepad. Aga ära laulata sai. Las ma tutvustan. David Beckmann, Aksi saare esimene õpetaja, väga tark mees. Ta oli Rootsi ohvitser, kuni põgenedes sattus just Aksi saarde ja sinna ta meie juurde jäi. Tema pani aluse Aksi rahva muusikaarmastusele ja vaata, kui kaugele see meid on toonud. Ja just ka kõige rängemad laulud me õppisime ära. Võis ennustada ainult head, aga siis tuli ilmasõda ja revolutsioon ning paisati laiali meie ideelised isikud. Merele ilmus ka väljamaa kultuurakatk, piiritus ja sellega oligi kõik läbi. Et suure vaevaga panime ühe kiriku kontserti toime. Aga August, mäletad, kui meil Viimsis hakkas 1921. aastal tegutsema noorte meeste kristlik ühing. Ja selle tulemusena siis tekkis väike kogudus, millel oli oma laulukoor, oma pillikoor ja pühapäevakoor. Noh, jah, siis mäletad, et Lutika talus Leppnemes tehti siis lauluproove, terve talu oli inimesi täis. Ja kogudusel oli ju noorteorkester. Lapsed pandi kõik laulma ja kõik oskasid ka kitarret mängida. Ja siis korraldati veel mootorpaadiga väljasõite. Inimesed said kokku ja Aksbergide Victoria oli koorijuht. Ja talvel siis, kui meri oli jääs, siis käisime üle jää nii Mandril kui Pranglis ja... Oota, ja siis sa kirjutasidki selle sama laulu. Talve tuleb. Jaa, ma mäletan. Armastusest tee ja taivas
jumalateenistusi. Aksi Madis hakkas isegi lausa orelit ehitama selleks, et hommikujutlusi saata ja pühapäeval ka pühapäevajutlusi. Nendest lauluproovidest kirjutas August ka ajalehtedes, kui ta meie saare elu kirjeldas. Ja mis meil viga laulda, kui meie Aksi saare elab kuulus helilooja August Luusmann. Ja just, aga August, me ju pidime rääkima sellest, kuidas me 1910. aastal laulupeal käisime. Jaa. Aga tead enne, kuulaksime ehk ära minu Capriccio. See on väga tähtis teos mulle, minu valgepurjeline paat. Sain selle eest veel Ameerikast auhinna. Need on teil nooti. jah, noot olemas. Mine natuke sinna poole. Hakkasin siis ju mina oma helitööde nootega välismaale, sealhulgas välisriikide valitsejatele saatma. Pean ausalt tunnistama, ma tegin seda rahalisele toetusele lootes. Ma saatsin kirja Soome presidendile, Hollandi kuningannale Wilhelminele. Mõlemalt sain vastuse ka. Rootsi kuningalt Gustav Viiendalt sain vastuse ja Henry Fordilt sain ka vastuse. Siis ma saatsin Stalinile töörahva masse. See vastuseta. Ja Leninile saadetud kiri. See ka vastuseta. Jah, Lenin oleks võinud ju natukenegi toeks olla. Aga August, siiski. Hiljem asutati ju ometigi Aksi Prangli pasunakoor. ja, just kirjutasid ju meie saare pasunakoorile marsse ja muid teoseid ja... Ja õige pea tuli ka need pasunad majanduslikel kaalutlustel maha müüa. Aga koorile kirjutasid ju ometi laule. Ja keegi ei mänginud orelit nii hästi, nagu sina seda mängisid. Ja Viidermanni juures õppisid sa ju päevapiltnikuks. Sinu pildikogu on kahtlemata üks olulisemaid ajaloolisi allikaid meie väikesaarte elu kohta. Ja ka teie võite neid pilte vaadata siitsamas Rahvamaja eeskojas. Ja sa hakkasid ka ju Eesti Rahva Muuseumi vanavara korjamise tiimi liikmeks. Kui proovisid veel meidki saada kampa, et me hakkaksime vanavara korjama. Ja siis sa tegelesid veel peale muusika, tegelesid veel paadiehituse ja kalapüügiga ja ehitasid mööblit, eks ole, samal eeskojas seal vaadake pildid on üleval ja üks kiiktool on siiamaani Rannarahva muuseumis alles. Jaa, sinul August oli nii töötahet kui ideaalne, seda tuleb küll tähtsaks pidada. No ma olen oma elus võidelnud mehe moodi, veel enam. Ma võitlesin karu moodi. Ma komponeerisin mõnda uut selle maailma tarvis, sest see on tarvilik ja see peab nõnda olema. Vaat muidu hing ei seisa sees. Rosine, me pidime ju rääkima sellest, kuidas me käisime laulupeol. August, me pidime rääkima. 1917. aastal ma hakkasin uuesti tegelema heliloominguga.
eluring, mõtted, 3 salmi, klaverile, soololaul ja segakoorile. See jäi mul trükkimata, aga saksa keelde panin ta küll. No tegelikult sa panid selle saksa keelde alles 18. aasta, siis kui oli meil keisriliku Saksamaa okupatsioon 9 kuud kestis. Võib-olla tõesti, jah. David, on sul nooti? On ikka. Kes minu elu omal ajal tähtsaks pidas? Eluaeg ei võetud mind täie ette, kuid mind trööstis asjaolu, et neid küsimusi hakkab lahendama kauge tulevik minu kasuks. Et ajalugu ise saab siin olema kohtumõistjaks ja ma uskusin selle kohtumõistja vääramata õiguse ja jõu sisse. Vaadake, kas polnud minul õigus. Vaata, näed, kus nüüd kirjutavad ja teevad teatrit, et mina olla olnud siis Aksisaare üks koloriitsemaid ja andekamaid kujusid üldse. Autodidakt, viljakas helilooja, fotograaf, kirjanik, äärmiselt laia silmaringiga vaimuinimene. Nad ütlevad, et minu arutlused ja juurdlused, need olid omast ajast lihtsalt kaugel ees. Et eluajal ei märganud ega tunnustanud minu talenti keegi. Aga vaat ise ma uskusin ennast. No halastaja, no millal me hakkame sellest laulupeost nüüd rääkima? Mul on üks lugu veel siiski. Jaa, nimelt
1918. aastal tegime jälle Aksisaarel nagu ikka vaate. Kuna laudu polnud kuskilt saada, siis tegime need nii, et saagisime need lauad seal samas saarel koha peal. Üks mees ülal, teine all. Oli ilus päiksepaisteline ilm, kui ühtäkki tuli üks prangi mees ja ütles, et 2 nädala eest kuulutati välja Eesti Vabariik. Hurraa! Hurraa! Juba 25. veebruari järgmine päev olid keiseliku Saksa armee sõdurid Tallinnas ja vabariik oli ainult 1,5 päeva. Kuid siiski hiljem kirjutasin mina, August Luusmann, Eestile uue hümni. Ta oleks parem olnud, kui nad selle vana traditsioonilise laulu tervenisti üle parda oleks heitnud. Kõige austusega ma kirjutasin 1929. aastal Pranglist neile niimoodi. Sellel laulul on suured puudused, mis teda praeguses olukorras ei lase hümni seisukohale lõplikult püsima jääda. Sõnaline osa on osalt vananenud ning viis on soomestunud sakslase Paciuse poolt Saksast sisse toodud. See on fakt, mis ka Soomes laineid lööb, kus see laul samal kohal püsib. Ning vastuseks kirjutati minu kirjale, et ega minu pakutud meloodia ei olnud üldse nii kehv. Aga kuule, kanname ette. Jah, just, las nad ütlevad ise. Seega August Luusmann, Eesti hümn, ma dirigeerin, tõusta pole tarvis. Mis te arvate? Oleks ta ju sobinud küll tähtsamatel rahvuspidudel vaimustuse tõstjaks ja soomlastelegi oleks võinud ju sobida. Aga August, me ju pidime rääkima, kuidas Aksi ja Prangi rahvas käis 1910. aastal Niisiis, et kuidas Aksi ja Prangi rahvas käis 1910. aastal laulupeol. Just. No mis tast ikka rääkida? Paadiga käis. Mis sa ilma paadita teed? Tee midagi. Kuigi, kui me nüüd juba siin oleme tõesti koos tähtsate ametnikega, ma tahaksin teha ühe avalduse. Et ma väga-väga loodan, et juba järgmisel laulupeol võiksid kõlada ka minu laulud. Ma saadan teile ka sellekohase kirjaliku pöördumise. Aitäh! Aga armas rahvas, oleme jõudnud nüüd oma kena koosviibimisega sinnamaani, et kohe on meil abiks tulemeeskond, kes siis näitab, kuidas ja mismoodi nüüd selle tulukese endale koju kaasa võtta saab. Kellel on omad laternad, on omad, aga kellel ei ole, siis enda pere peale võtke siis palun üks väike küünlakene. Et teeme tulemeeskonnale ühe aplausi, aitäh!